kui sa seletaksid, mis on lümfid või lümfisüsteem üleüldse? Lümfisüsteem ongi väga huvitav asi selles mõttes, et ta on praktiliselt vereringe süsteemi koopia. Vereringe süsteemi paneb tööle pump, mida me nimetame südameks. Lümfisüsteemil pumpa ei ole, aga selle paneme käima meie ise, näiteks jalutuskäigul või harjutuste tegemisel. Liikumisega siis Liikumine, tähendab, sellega me paneme selle süsteemi käima ja see on kohutavalt tähtis selles suhtes, et ta eemaldab ju mürke. Ta tugevdab immuunsüsteemi ja ütleksime, me võiksime terve tänase õhtu pühendada ainult nendele teatud saladustele, momentidele, mis on sõltuvad lümfisüsteemist, sellest fantastilisest vedelikust, mis kuritarvitamisel võib viia koguni väga pahade tagajärgedeni, isegi kuni lümfivähini. Või siis ühesõnaga, kus nii veres ringe kui ka lümfiringe süsteem saavad kannatada väära toitumise või kahtlaste kahjurite tõttu. Mõju võivad avaldada nii halvad bakterid, tähendab niisugused, mis ei ole meile soovitatavad, sest on ka häid bakterid olemas ja ainuüksi meie käepinnal siin samas on miljoneid baktereid, miljardeid terve käsivarre ulatuses ja siis ongi meil niisugune moment, et me peame oma tervise eest ise hoolt kandma, sest et tihti loodetakse arsti peale, aga ega arst ei vastuta ju sinu tervise eest, vaid selle eest vastutad sa ise. Ja arst on ainult ühe vande andnud, et loodetavasti ta natuke vähemalt hoolib. Jah, aga tihti nad hoolivad suurte arstimikorporatsioonide sissetulekutest. Raha paneb rattad käima, jah? Just nimelt. Ma olen käinud massaažis, kus mulle öeldi sellist asja, et ei tohi, või ütleme, kui selgroog on niimoodi, et siis massaaž ei tohi teha selgroo poole, vaid sa pead justkui välja poole kõik tegema, et kui teha sisse poole, siis see tõmbab lümfisüsteemi kinni või kuidagi, jah. Ja siin me näemegi üks väga oluline moment, mis aitab kaasa lümfisüsteemi tööle, on massaaž, õige massaaž, väga ütleksime niimoodi tõhus massaaž on välja uuritud tailastel. Taimassaaž. Näiteks piisab ainult jalamassaažist. Ja kui ma olen Tais viibinud, siis ma olen jalamassaaži teinud ja see lükkab süsteemi tööle ja eriti näiteks vastu õhtut seda tehes, siis süsteem töötab öö läbi. Aga mis lümfisüsteemile kõige halvemini mõjub? Kas see ongi see, kui inimene ei liigu üldse? Või on see mingi... Ja no kõige hullem ongi momendil see, et sa ei taha hästi liikuda või sul on raskusi liikumisega ülekaalu tõttu. Ja aga siis on olemas meil ju niisugused väga lihtsad harjutused. Või siis seisad ühe koha peal ja kõikutad ennast üles ja alla. Üles ja alla. Sa ei pruugi isegi kõndida. Tihti isegi tehakse endale halba, kui joostakse liiga palju, kurnatakse oma organism välja, selle asemel, et kergema vastupanu teed minna ja see on kõigutamine. Üles alla põlvedest, eks ole, üles poole, jälle allapoole ja see on ju ka nagu omamoodi pump, mis paneb selle süsteemi tööle ja eraldab meist väga kahjulikud ja ohtlikud mürgid, mis lähevad just nimelt lümfi kaudu välja, lümfivedeliku kaudu. Nii et täiesti õige, nii et mõned ei julge või ei söanda lasta endale
massaaži teha põhjendusele, et nad kardavad kõdi. Ja niisuguse inimesi on. Ja sellest on tegelikult kahju, aga nad muidugi kasutavad siis alternatiivseid võimalusi. Nagu ma juba ütlesin, kõigutavad keha üles alla ja nii edasi. Nii et siin on erinevaid vahendeid, on olemas koguni käsiraamatuid selle kohta, kuidas lümfisüsteemi tööd tõhustada ja aidata kaasa sellele, sest et meie oleme vastutavad oma tervise eest ise, mitte keegi teine. Ja peame teadma täpselt, millised söögid omavahel kokku sobivad, millised ei sobi ja kuidas toitu valmistada ja millist õli kasutada. Näiteks Eestis ei ole ikka selgeks saadud ühte väga olulist momenti. Ja see on see, et toiduks tarvitatakse rapsiõli. Aga isegi Aktuaalses Kaameras oli üks lõik, kus näidati, et rapsipõllul maiustamas käinud metskitsed, üks nendest suri, teised jäid haigeks. Ja kui ta teeb midagi niisugust metskitsele, suurele loomale, siis miks ta ei kahjusta inimest rapsiõli ja uurimused näitavad, et ta kahjustab. Ega siis asjatult Ameerika Ühendriikides aastaid tagasi ei keelustatud seda ja ei nimetatud seda masinaõliks, sest et see ei kõlba inimesele söögiks. Ja... Eesti esu.